tere tulemast uude videosse ja täna me alustame kohe uut videot unboxing uga. Anyway, kuna Holden osteti ära lõpuks, ainuke inimene, kes tuli vaatama, ostis ära, tegi väikse tiiru ja läks, tõmbas uttu. Sellega on korras ja kuna ma lubasin endale, et ennem ma ei osta asja endale, kui Holden maha saab müüdud. Ja kuna mul see luts on juba siuke, et ta ei võta laadijat taha enam normaalselt ega midagi. Pilti teeb nagu seebikarbiga, siis ma lubasin ja tegin endale esimest korda elus. Ostsin ma endale telefoni, mis maksab üle 400 euro. Tada! Oota, kuidas see on see? Tada! Unboxing! S26 Ultra! Oh yeah! Ei, küne krabid ära kohe, kurat. Oh no. See S26 Ultra 512 giga maksis siin siis 2100 daala. Eurodes siis 1270 eurot, ma vaatasin. Jah. Ja selle ostuga ma sain veel 150 daalase kinkekaardi. Ehk siis ma sain sellega kaasa kaitseekraani, mis pandi peale. Ja see see pandi kohe peale ära. Pluss siis kaitsekorpus. Pasega. Ja siis veel võtsin lisaks, see oli kleepsunud maad. Ja lisaks sain veel ühe mälukaardi ka, see sott 50 eest. Ehk siis kokku ma sain tegelikult ikkagi 2100 eest sain väga korralikud stuffi. Aga mul on SIM-kaart enam vaja sisse panna. Ja vaat see. Ben. Oled õnnelik või? Oled õnnelik või? Mille üle? Uue panni üle või? Jah. Mina olen küll õnnelik. Sest vana pann pani pliidi peal, kus lähed? Seal? Ei ole. Ma mõtlesin, me panime sinna auto. Vana pann pani pliidi peal sihukest tantsu, see on nii kõver, et pärast saab näidata, see on ikka normaalselt kõveraks. Ja mina olen nüüd organic ja natural queen, nii et stainless panni viis. Jah. Fuck the plastic and... Yes. Vahetasime kodus kõik oma toidukarbid ka klaasist nende karpide vastu, nii et I'm very happy oma panni üle ka nüüd. No ikka normaalselt viskab, kui Kaisa käsi ka paigal püsiks. Aga jah. Üleüldse see mingi sitt pann, sest nagu esiteks siit tuleb kõik lahti ja see ei ole väga tervislik pann ka, sest et siin on mingisugune kiht peal, mida sa endale kuumutad iga kord toidu sisse, nii et stainless steel pann on ikka hea. No. Ja no see läheb prügiga. Ja arutasime siin mäenuka peal terviserajal ja lambist Austraalias. Sellist asja väga tihti ei kohta. Lilled. Nunnud. Lõhnavad ka natuke. Ma puudutada igaks juhuks ei julge, sest mina ei tea. Pärast on ühed maailma mürgisemaid lilled. Aga väga nunnud roosa. Jah. Kõik mäest alla saab, sest koju oleks ka vaja saada. Rada läheb siit, aga kes siit ka alla saab? Not sure. No justkui pidi saama. Pidi, kes see lubas? Mina. Poole käega lubasin.
mingi rada siit läheb. Tundub, et kui natuke kooserdada alla, siis saab küll. Küll saab. Näe, siit samast. Lähme siit alla või? Jah, siit tšup. Bussi ei karda või? Ja ei tea. Vaata võiks seitsme minna. Metsakene. Metsa. Kuivanud rootsud ainult. Pargid on praegu päris ilusad, sest sügisel ikkagi need lehed lähevad nagu värvilised. Liebe udukas. Mingi 2 kraadi on väljas. Nagu te nägite, siis auto on jälle garaaži aetud ja täna on siis eksperiment. Taastame esitulesi. Vaatame. Siin natukene on ikka hägused, siuksed tuhmid. Et seekord võiks saada need päris heaks, kuna sai võetud seekord takoine asi. On siis mingisugune aurusti. Paned mingit vedelikku sisse, värgid-särgid, ennem tõmbad muidugi ilusti liivapaberiga asjad üle puhtaks. Et ma pole kunagi sellist asja teinud ja vaatame, mis sellest välja tuleb. Kui läheb hästi, saate näha, kui persekeeran, siis ilmselt ei näita. Nii et vaatame, mis tuleb. No nii, prep on tehtud. Tõmbasin siis 3 eri liivapaberiga. Esimene 600 tonnine ja 1500. Et mul neid mingi täkkeid eriti väga ei olnud. Mul oli lihtsalt see, et nad olid pigem pleekinud. Aga igaks juhuks tõmbasin alates 6 sotisest üle. Selles mõttes oli hea, liivapaber kõik oli kaasas. Ja nüüd panin asjad kopsikusse vedelikku. Need on puhtaks tehtud siit ja vaatame siis, mis siit välja tuleb. Kas tuleb nagu uus tuli välja või tuleb siuke tuli välja, et peab kuhugi ära viima need. Et loodame parimat, kindab panin kätte, just in case. Prillid on ka igaks juhuks, sest nagu me teame, safety is our number 1 priority siin Austraalias. Nii et vaatame, mis välja tuleb. No nii, nagu nägite, täitsa üllatav tulemus. Mina jään küll väga rahule. Sest nagu see, mis ennem oli ja ta näeb ikka väga värske välja raisk. Ta näeb ikka väga värske. Kui siit lähemalt natukene, ma ei tea, palju siit valgus on veid. Natukene on midagi valguse käest näha. Chips on, oleks pidanud peenema liivapaberiga rohkem võtma veits. Et mõned kriibud on näha. Aga ma praegu ei hakka üldse rohkem möllama, sest ma olen väga rahul sellega. Et üldiselt ikkagi kaugelt vaadates näevad nad ikkagi väga värsked välja ja ilmselt näitavad ka nüüd rohkem. Aga jah, hoopis teine asi ikka kui pollides.
ja väga mugav asi, noh. Nii et great success! No hello! Me siis peame täna eestlastega väikest jaanipäeva, nii et mina istun siin autos. Söök on kaasas, Kermo läks kiirelt poodi veel ja siis lähme jaanipäeva tähistama. Väiksed singirullid, väiksed küüslauguleivad, väiksed snäkid. Proovime. Kuidas sa sööd seda? Lihtsalt hammustad või? Natuke nagu pudine on. It's so good. Aga hea. It's like some vanilla. Grilli tehtud kastanimuna. See meenutab midagi ju. See ei ole kastanimuna. Kastani See, kus mina üles pähklega. kasvasin, ei söönud kastani muna. Võits on jumala hea ju. Minu arust kasvanud küll. On väga hea. See on nagu mingi vanilja ja muffin. Ma sõin kastani selle. Just like the This is very good. Yeah. Ma sõin kastani. No nii. Kassikakku kohvi, mis me pallilt ostsime. See on tegelikult indefinite viisa. See kestab sul igavesti, aga 5 aastat on see periood. No, meil ei olnud väga muud võimalust, me nagu blenderis. Nagu teooriast on nagu indefinite viisa. Maitseb nagu tavaline kohvi. Aga ma mõtlen, et see kohvi maitse kestab kauem suus. Ta on nagu, sa ei joo lihtsalt ära ja ta ei kao lihtsalt ära. Mis sa arvad? Appiilisid, jälle pritsingu peal aasta aega. Lõpst igavesti uuendasid seda. Aga nüüd nad said sponsori sealt Kottenist. Nad läksid selle peale. Ma ei tea, see nagu see Alguses ma ütleks, et on tavaline, aga see maitse kestab nagu kauem. Kestab kauem, jah? kuidas sa selle viisaagendi otsa satud, noh. Nagu... Kassikaka maitset ei ole. Nagu kaka maitset. Aga ma olen palju jõudnud seda. Ei teagi. Do you reckon you could lift her up while she's holding it? Oh, yeah, easy. Oh, what the? Oh. I was not expecting that. Not bad. I hope I'm not gonna crash this car. Ma ei tea ka tegelikult, mis läks pani maale. No nii, mingid asjad toimuvad siin jälle. Coach. Mingi pakkimine või? Jälle. Noh, muidugi selle venana kõige lõpusam siin. Aga jah. Läheb jälle pakkimiseks. Minu arust kõige lõbusam või kõige parem asi siin selle pakkimise ja kollimise juures on see, et sa pidevalt viskad mingisuguseid asju ära. Sa näed, et sa ei kasuta neid ja siis sa lihtsalt viskad ära, sest sul pole mõtet neid vedada. Ehk siis sa tarbid asju mõistlikult. Ja tähendab seda, et me ei viska neid ära, vaid me annetame need. Siin on ka nagu need punase risti annetuskastid ja asjad. Ehk siis hoiad pidevalt freshi garderoobi ja samas ei ole asju liiga palju. Ja kui sa oled liiga kaua ühes kohas, siis saab kogu neid asju tahes-tahtmata liiga palju. Ja kui kolima hakkad, siis on nagu Aga meil, kuna see on juba mingi 6 korda kolida. Oota, Panjost lõunasse, lõunast uuesti lõunasse, lõunast siia, siit Darlingtoni, siis tagasi siia ja nüüd uude kohta. Ehk siis jah, 6 korda. 6 kord. 1,5 aastat pole veel täiski saanud. Nii et jah. Aga noh, backpackeri üks suur elu osadest.
veel midagi kommenteerida? Kass? Tasha?